tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Eksperteetris. Minu nimi on Katriin Lepik ja mul on väga hea meel, et minuga koos on siin täna õpitehnoloogiate dotsent Linda-Helena Sillat. Tervist! Tere! No sinu teadustöö ja sinu uurimisteemad puudutavad digipädevust, puudutavad tehisintellekti ja kõik, mis meil siin päris aktuaalne ikkagi jätkuvalt on. Sa oled rõhutanud, et see digipädevus on midagi palju enamat kui lihtsalt sellised tehnilised oskused. Võib-olla laienda seda mõtet kohe alustuseks, et millest me siis vahel nagu valesti aru saame? Ja ma olen tõesti seda meelt, et digipädevus ei ole ainult tehniline oskus, ta on palju enamat. Sinna sisse mahub selline lai ampluaa nii oskuseid, teadmiseid kui ka hoiakuid. Ja kui vaadata selle digipädevuse osaoskuste juurde, siis ongi, et on info otsimisega seotud oskused, on sisuloomega seotud oskused ja sisuloome juures me räägime ka siis tegelikult autoriõigustest ja andmekaitseseadustest, probleemi lahendamine, kriitiline mõtlemine ja ka tegelikult turvalisuse teemad. Ja ühelt poolt on nad kõik seotud selgelt selle digiga, sellepärast on digipädevus, aga teiselt poolt on see oskuste ja teadmiste ploki ju taustal igati sellised baasoskused inimesel. Räägime täna ka väga-väga palju sellest õpetamise ja õppimise nüansist. Kas on siis tõesti nii, et selline digipädevus ei tohiks olla lihtsalt mõne, ma ei kujuta ette, kunagi oli arvutitunni õpetaja pärusmaa, vaid tõesti, et lähed kekasse, siis seal tuleb ka midagi mängu? Ja lähed kekasse ja saad ka digipädevaks. Ideaalis oleks nii. Natuke vale võib-olla ettekujutus ongi haridussüsteemis, et digipädevust arendab sinus kas siis tubli haridustehnoloog, kes koolis on, informaatikaõpetaja või siis arvutiõpetaja, oleneb koolist täna, või siis on lihtsalt see üks atsakas õpetaja, kes on mis iganes põhjusel teinud selle digi enda omaks. Aga tegelikkuses digipädevus on läbiv kompetents nii riiklikus õppekavas õppija jaoks ja täna juba siis nagu lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni ja samamoodi on ta läbiv kompetents õpetaja professionaalses pagasis. Ehk siis me kõik õpetajad peaksid olema suutlikud seda oma aine kontekstis arendama. Et selles mõttes on sul õigus, et see võiks olla ka kekaõpetaja ülesande. Mida ma muidugi võib-olla lisaks on see, et õpetajad erinevates ainetes on see digipädevuse sügavus ja nende valdkondade nagu mitmekesisus erinev. Et võib-olla seal ongi, et eesti keele õpetaja saab rohkem tegeleda nii infootsingu sisuloomega, turvalisuse teemadega kui kriitilise mõtlemisega. Samal ajal kehalise kasvatusõpetaja teeb seda võib-olla natukene vähem, on ju. Küll aga jah, et praegu ta kahjuks on nii, et ta kukub pigem nende üksikute atsakate õpetajate kätte, aga me peaksime leidma viisi, et kõik õpetajad selle enda omaks teeksime, sest üks sellistest võtmepädevustest ta ikkagi on riiklikus õppekavas. No see digipädevus on tõesti tohutult mitmemõõtmeline oskus ja see kõlab ka juba meie siit sissejuhatusest. Aga mis sinna päriselt siis sisse kuulub, et ei ole lihtsalt tehnilised oskused? Ei ole lihtsalt tehnilised oskused, digipädevus koostab 3 komponendist. Seal on oskused, teadmised ja hoiakud. Ehk siis, ja kuigi me kasutame selles järjekorras neid sõnu, siis tegelikult mina alustaks ikkagi teadmistest ja see on ka selline esmane baastase, et oled sa siis noor õppija, oled sa kodanik, oled sa õpetaja või mõni teine professionaal. Esimene asi on aru saada, et millised on need tehnoloogiad, mil moel on need seotud minu hetke, kas siis tööolukorraga, õppimise olukorraga või heaks kodanikuks olemise olukorraga, digiriigis rääkides ja siis nende teadmiste kujundamine. Sealt edasi selleks, et tehnoloogiat kasutama hakata, on sul vaja positiivseid hoiakud. Väga tihti, mis meil juhtub ja haridussüsteemis eriti on see, et me jääme nende hirmude taha, mis on ka üks osa hoiakutest, et kuidas ma kasutan seda tehnoloogiat. Lihtsamad näited, ta läheb katki, kui ma katsun seda. Kui ma kasutan seda, see mõjub näiteks õppijatele hoopis vastupidiselt negatiivselt. Kui ta mul ei lähe tunnis käima, mis ma siis peale hakkan. Et kõik sellised hirmud ja hoiakud tuleb enne maandada ja siis sa jõuad selle kasutamise etapini. Ja sealt siis kujuneb see kena kolmik, on ju, et sul on teadmised, oskused, hoiakud. Ja jällegi on nii palju tegelikult digipädevus mina juhindun hästi palju raamistikest, mille me oleme Eestis Euroopa Liidu poolt nagu ära kohandanud. Seal on nii palju selliseid oskuseid, mida ilmtingimata ei pea tehnoloogiaga arendama.
räägimegi autoriõigustest, mis on ka tehnoloogiaga seotud, küll aga autoriõigustena hästi lihtne näide. Sul on 3. klassi mudilased, kes joonistavad emadepäevaks pilte ja nüüd ma võtan Siimu ja Kati piltidele, vahetan nime alt ära. Me räägime autoriõigusest ja seal ei ole tegelikult tehnoloogial üldse selles hetkes rolli. See saab pärast üldistada tehnoloogiale, aga väga palju selliseid teemasid on ka seal sees, mis on ennekõike seotud sellise üldistema teadmiste arenguga. No kui me mõtleme sellele, et digipädevus ja õppimine ja õpetamine, meil ju õpetajad on ikkagi, meil on selline vananev õpetajate ühiskond, on ju. Et kas meil on sellised, sa oled ise ka natukene kasutanud seda sõna, et nagu digitaalsed pärismaalased, kas meil on tegelikult sellised inimesed olemas, kas need ongi nende õpetajate kujul või kes need meie ühiskonnas on? Ma arvan, et meil digitaalseid pärismaalasi ei olegi. Võib-olla see radikaalne asi, mida välja öelda ja on kolleegi, kes mulle tahaksid vastu vaielda, julgelt võin argumenteerida sel teemal. Ja tegelikult on uuringud ka selle ümber lükanud, et meil ei ole digitaalseid pärismaalaseid. See ootus on justkui, et need noored täna, kes on sündinud selle ajastul, kui on nutitelefonid, on mingil moel saanud eelise nende kasutamisel. Aga tegelikult samamoodi nagu õppimises, siis nad said selle infotulva korraga ja siis sellest nüüd läbi murda ja endale selgus luua on hästi keeruline. Kas seda saab kõrvutada justkui nagu need mingid baasteadmised on ära jäänud ja teemegi suure hüppe ja nüüd sa oled siin kuskil täiesti võõras olukorras ja saa hakkama, uju? Jah, põhimõtteliselt küll, sest mulle meeldibki nagu paralleel tuua enda põlvkonna puhul, on ju, kui me räägime täna 25–35 vanuses, ütleme kuidagi nii, siis me alustasime sellest, et meil olid nupuga telefonid, helinate allalaadimine oli peres suur arutelu teema, on ju. Siis meil tuli internet, peale seda mõned 5-6 aastat hiljem nutiseadmed, kus me siis tegelikult saime kasutada teda juba, võrdleme siis samaväärselt, kui me täna on ju kasutame nutiseadmeid. Ehk siis me saime tükk-tüki haaval endale selle oskuste arendamise aja, nii nagu õppimises käis. Õpid midagi, siis sa tuletad oma varasemaid teadmiseid meelde, siis sa õpid midagi uut ja siis sa lood selle pealt uue sellise oskuse. Et kui me tahaks hakata sildistama, siis võib-olla hoopis see põlvkond, on ju, kes täna läheneb 40-le, võiks olla see pärismaalaste, digitaalsete pärismaalaste põlvkond. Aga reaalsus? Aga reaalsus, jah, nagu ma enne ütlesin, et pigem neid minu silmis ei ole. Et me oleme kõik selles infotulvas. Tehisintellekti tulekuga on see kordades võimestunud ja mitte lihtsalt generatiivne tehisintellekt, vaid juba ka algoritmid ja kõik see muu. Ehk siis meie tarbimisharjumused, kuidas me suudame ka täiskasvanud inimestest pidurdada tarbimisest, igasugusest tarbimist, mitte ainult sotsiaalmeedia ja kõik need ka näited, et ma arvan, et päris selliseid pärismaalaseid, kellel on tulnud emapiimaga ja mullasest oskused, neid meil ei olegi ühiskonnas tegelikult. Just see tehisintellekt siin ikkagi juba ka kõlas ja no ei saa üle ega ümber, on ju, et digipädevus ja ma saan aru, et tegelikult tehisintellekt ikkagi, see on nagu osa digipädevusest, aga pürgib niimoodi, et võib-olla varsti täiesti eraldi teema. Ja nii on. Täna me räägime ikkagi nende raamistike puhul sellest, et tehisintellekt on osa digipädevusest. Ta on sisse kirjutatud 2 viisil. Ta on kirjutatud nii-öelda olemasolevate digipädevuste sisse kui lihtsalt uus tehnoloogia, mis aitab lahendada neid samu probleeme või õppida nagu varasemad tehnoloogiad. Ja siis on teine viis, mis on täiesti uus grupp oskuseid, teadmised ja hoiakud, mis on seotud tehisintellektiga. Ma arvan, et täna me saame sellega veel läbi, võib-olla aastakese veel, aga tegelikult paralleelselt on hästi selgelt teemaks tulnud ka see, et mis on tehisintellekti pädevus või kirjaoskus. Me ei ole ka veel ära vaielnud seda, et kumba tegelikult väljendit me kasutame, kas ta on pädevus, kas ta on täiesti uus, kompleksne süsteem oskustest, teadmistest, hoiakutest või ta on niisugune väiksem üksus, mida me võime kasutada kirjaoskusena, mis ennekõike keskendubki sellele, et siis ma ei tea, kuidas hästi promptida, kuidas hästi kasutada vibe-koodimist ja kõik sellised asjad. Jah, see tehisintellekti kirjaoskus kõlab kuidagi nagu omamoodi ja tõesti minu jaoks on ka huvitav see, et sõna prompt tuleb meil kuskilt, niimoodi varrukast, kohe tuleb, aga eestikeelne sõna viip meil ei levi. Et kas see on ka osa sellest probleemist tegelikult? Me ei ole oskuslikud sellel teemal. Ja ma arvan, et suuresti tuleb tegelikult sellest, et enamus tehisintellekti tarkvarad on tegelikult ju loodud ingliskeelesena. Et meil ei ole nii-öelda kodus kasvanud generatiivset tehisintellekti tööriista. Et me saaksime eesti keeles teda kuidagi, et see
tehnoloogia arenes ise inglise keeles, sealt me võtame hästi palju üle, on ju, neid ingliskeelseid mõisteid, et jah, viip ei levi selliselt. Me ülikooli pool, kui me mõtleme enda peale ja kolleegidele, kes seda õpetavad, siis me hästi proovime seda, et ta ikkagi läheks lendu ja me kasutaksime eestikeelseid väljendid sealjuures. Ja ometi ju Eestis aktuaalne jällegi praegu meil on tohutu diihüpe, käsil käib ja tehisintellekt ja kuidagi võiksime üha targemad sellel teemal olla. Ma saan aru, sa oled ka hiljaaegu tegelikult käinud Ameerikas ja meile ikkagi meeldib mõelda endast kui e-riigist ja noh, meil on nüüd see uhke diihüpe. Oskad kuidagi võrrelda, oleme me siis tõesti jälle ka selles teemas väga tublid, meil on kindlad sihid või on meil sealtpoolt ka midagi õppida? Ma arvan, et me oleme nagu kordades nagu tublimad võib-olla kui meie Ameerika kolleegid. Ja mida ma selle silmas pean? Noh, selgelt me teame, on ju, et väga palju tehnoloogiatest on just Ameerikas välja arendatud. Need tehnoloogiad ei ole arendatud välja õpitehnoloogiatena. Need tulid üldkasutatavad, nende põhieesmärk oli ikkagi majanduslik eesmärk, on ju. Aga mida me oleme Eestis suutnud hästi tublisti teha, ongi see, et kuidas me pöörame nüüd õppija ja õpetaja haridussüsteemi jaoks need tehnoloogia kasulikuks. Ja selles mõttes teeb diihüpe ikkagi jätkuvalt suurepäraseid samme. Miks me arvan, et me oleme samuti mitu sammu ees, on see, et me oleme võtnud ikkagi riiklikul tasemel selle ette ja diihüpet ju toetab ka Haridus-Teadusministeerium, rääkimata siis ettevõtetest, kes panevad ka oma õla sinna alla. Ameerikas me seda ei näinud, et Ameerikas muidugi jällegi iga osariik on nagu väike riik riigis, iga osariiki juhitakse erinevalt, siis täiesti riigi tasandil pigem sellised poliitikaid või suundumusi on väga vähesel määral, osariikide tasemel rohkem, aga jällegi selles osariigis, mis asubki seal California, mis kõige selle keskel kasvab kõikide nende tehnoloogiate juures, on väga jõukas osariik, saab endale lubada rohkem. Kas nemad on meist nagu ees? Ma ei julge öelda neis, sest ma mõtlen, meil oli üks hästi põnev kohtumine, kus me rääkisime strateegiatest, digipädevusmudelitest, tehisintellekti kirjaoskusmudelite raamistikest, siis tegelikult neil seal ei olnud neid. Noh, jällegi, me oleme Euroopas natuke unikaalse olukorras, meile meeldib reegleid enne teha ja siis hakata nagu päriselt eksperimenteerima, et selles mõttes me oleme sammuke sees. Ma arvan, mida meil on ka vähe, on see näiteks kui haridusvaadates õpetajate hirm, spikerdamiste ja võltsimiste ees, mis seal oli nagu hästi prominentne teema. Et igasugune tehisintellekti kasutamine eksamite või ülesannete täitmisel oli hästi, õpetajate suust just oli hästi terav. Teha, et meil on nagu mudelid, raamistikud, meil on mingi ühine mõistmine Eestis ja ma arvan, et meil on ka väga head tööriistad, mitte ainult tehnoloogilised tööriistad, vaid üldse selline tööriistade pagas õpetajale. Ja tegelikult juba ka õppijale, et me saaksime need paremini võimestada. Et ei pea olema jõukas osariik selleks, et teha midagi väga hästi. Aga see on nüüd küll huvitav, et tegelikult tehisintellekt sulle endale meeldib ka öelda, et see justkui lihtsalt tuli. Ja see tähendab ka seda ju, et need õpilased ja õpetajad olid kõik samas stardipositsioonis ja nüüd me koos siit läheme. Siit edasi mõeldes, siis kas meil näiteks ülikooli poolelt kas kuidagi ülikoolid on targemad selle koha pealt või tegelikult nemad alustasid täpselt samast kohast ja me kuidagi kõik koos õpime, katsetame? Tegelikult me ju saime selle, nagu me täna tunneme tehisintellekti, generatiivset tehisintellekti, me saime kõik ühel ajal. See oli üks minu meelest hall sügispäev, kui see saabus meie teadvusesse ja me kõik seda uljalt kasutama hakkasime. Mida me ülikooli poolt, nüüd see on olnud orienteerivad 3-4 aastat, millest me räägime, mida me ülikooli poolt võib-olla saime nagu kiiremini jälile oli see, et kõik need teadlased, kes varasemalt ka tehnoloogiaid uurisid, siis see omaksvõtt selle tehnoloogia poolest oli hulga kiirem. Et kui sa varasemalt vaatasidki, ma ei tea, algoritme või olid arvutiteadlane või sealtpoolt, siis tehisintellekt oli üks järgmine tehnoloogia, mida sa uurima hakkasid. Samamoodi haridustehnoloogia valdkonnas. Me oleme vaadanud õpianalüütika erinevaid vahendeid, et kuidas andmepõhist otsustamist teha. Nüüd oli tehisintellekt võimestas seda, et millest me räägime õpianalüütikas. Selles mõttes võib-olla ülikool saab olla sammuke sees uurimise mõttes. Aga kui me räägime, et on ju, mis ülikooli põhieesmärk on, et ikkagi tudengite õpetamine, siis seal ma arvan, et me jõuame alles sellel aastal võime enesekindlalt öelda, et tehisintellekt on teinud esimesed sammud mõtestatud kasutamise poole erinevates distsipliinides ülikooli sees. Aga neid rakendusi ja üleüldse tehisintellekti võimalusi nagu tõesti on
ülipalju igal pool, kus lähed, ma ei tea, lähed poodi teed ka ostma, teepak on ka tehisintellektiga tehtud, on ju, et pead olema justkui nagu kõigeks valmis. Kuidas meil ikkagi on, kas meil õpetamiseks selliseid tehisintellekti rakendusi on siis ka jalaga segada või neid napib? Pigem napib. Nagu ma enne mainisin, on ju, et enamus, kui mitte kõik need tehisintellekti rakendused on loodud majanduslikul eesmärgil, kiiremini, suuremini, paremini, hästi ruttu, siis õpirakendusi, neid kindlasti on rohkem, aga mina täna hästi selgelt tunnen nii-öelda võib-olla kahte, on Google Gemini ja see on puhtalt sellepärast, et meil on Google Classroom ehk siis Google on orienteerinud ennast ka õpirakenduste pakkumisele, mis tähendas, et kui nad tahavad ka tehisintellekti tooteid müüa, siis nad peavad mõtlema läbi selle, kuidas see on õppijale turvaline. Jällegi igasugu andmekaitseseadus tuleb seal juurde, see, mil moel õppija, õpetaja või haridussüsteemis kasutatakse tehisintellekti ja pidid kohanduma. Ja teine on tegelikult meie oma, mida DeepL koos OpenAI-ga loob, kellel täna veel sel lapsukesel nime pole, nime loomine alles on käsil, mis on ka pigem maailmas ainulaadne, mis keskendubki sellele, et kuidas õppijat õppimises toetada. Kui see stardipositsioon oli justkui kõikidel sama, siis kui oluline on see, et me tegelikult ka õpilasi kaasame sellesse protsessi, mida oleks vaja arendada, millest te nagu puudust tunnete, kui oluline see on? Minu silmis ülioluline, eriti kui me räägime, et praegu meil on ju gümnaasiumiealised õppijad, kes said võimaluse kasutada tehisintellekti oma õppimises. Küps noor, tahaks öelda juba. Jällegi on neid, kes vaidavad võib-olla vastu, aga ma arvan, gümnaasiumi ikka jõudes on väga suurel osal õppijatel juba õpistrateegiad omandatud, ehk siis ta saab aru, kuidas ta parimal viisil õpib. Ta saab ka sellest aru, et missugused teemad on tema jaoks rasked, mis teemad on tema jaoks igavad ja ta laseb minna, kõik sellised asjad. Ehk siis jällegi luua selline dialoogi arutelu kohta, et kuidas nemad tahaksid õppida või kuidas nemad näevad, et tehisintellekt aitab. Ja hästi palju on seal hoiakute küsimus ja mitte just ilmtingimata positiivne hoiak. On see positiivne hoiak siis a la, et ma saan kiiremini õppida nüüd või vastupidi, ma saan mõne oma õppimisülesandest ära delegeerida, vaid hoiakud on ka see, et see lõhub keskkonda liiga palju ja ma ei taha kasutada seda või ma ei usalda tehisintellekti ja see ei ole ainult tehisintellektiga teema, vaid see on igasugune tehnoloogia usaldamatus näiteks tuleb lauale seal. Et hästi palju ka sellest arutleda, et ma arvan, et noored teavad väga hästi, kuidas nad tahavad õppida, mil moel neile meeldib õppida ja see annab väga palju meile sisendit õpetamisesse ka. Mida teeb see digipädev õpilane täna tehisintellektiga? No, neid näiteid mul on tegelikult päris suur ampluaa, et kui me räägime nendest õpilastest, kellel olid juba väga-väga kõrge tasemega digipädevus, ehk siis need, kes on võtnud valikainena informaatika omal koolis, kes osalevad robotiksidel ja tegelikult on õppinud programmeerimise selgeks enne, kui tehisintellekt saabus. Arvan, et nad teevad täna meie järgmiseid startup'e ja unicorn'e juba. Et see tehisintellekt ikkagi tootlikkus on ju tuleb juurde, kui kiiresti sa midagi teed. Kui sul ongi kodeerimise või programmeerimise põhitööd selgelt, siis sa saad juba tehisintellektiga vibe-koodimisega nii edasi minna, luua täiesti uusi rakendusi, tehnoloogiaid. Seda võib pigem natukene siis võib-olla innustada ka, et sellise teema puhul kasutage seda tehisintellekti, aga teisalt meil tiksub kogu aeg peas see, et on need keskkonnamured on ju ja sellest tõesti räägitakse palju, et tehisintellekt võrdub, kulutad kogu maailma vee ära on ju, a la. Et kas digipädev noor mõtleb sellele ka aktiivselt? Ma arvan küll. Ja võib-olla isegi teravamalt kui tahaks öelda õpetajate põlvkond ja ka ülikoolis. Mul enda kogemus oli hiljuti selle aasta suur tehnoloogia usku, ma ei oleks muidu selle valdkonna uurija. Ja tuli teemaks seda, et kas siis tegelikult generatiivne tehisintellekt kulutab siis kõige rohkem vett. Mul oli üks tragitudeng, kes ütles selle peale, aga et maisi kasvatamine kasutab kordades rohkem. Me saame muidugi edasi minna sinna, et selle tehisintellektiga mida rohkem infot me sinna paneme, seda rohkem meil on vaja see infot nii-öelda kas turvata ja töödelda, see tähendab andmekeskuseid ja andmekeskuseid juba ehitatakse maavarade, loodusvarade, karjamaadele ja nii edasi ja siis me hakkame juba rääkima elektri- ja veekulust. Aga jah, et võib-olla täna
noh, et siis on küsimus, et kas generatiivne ai või maisi kasvatamine või riisi kasvatamine on ju näiteks, mis ka nõuab hästi palju vett, et võib-olla seal on nagu selline arutelu, aga jah, digipädev noor mõtleb selle peale, ta on teadlik, kuidas kasutada tehisintellekti, mis hetkedel kasutada selleks, et tal oleks ka siis, ma ei tea, tuleviku homne, kus elada hästi. Meie vestluse lõpetuseks oskad sa öelda, mis on see, mida see õpetaja tegelikult praegu ikkagi digipädevuse ja tehisintellekti teemadel kõige rohkem vajab? Kas see on lihtsalt koolitusi juurde, kas see on see, et ta vajab lihtsalt aega, et harjuda või on see hoopis mingi süsteemi muutuse vajadus? Ma arvan, et on kaks tähtsat asja. Üks asi on, mille me saame kiiresti ära teha, üks asi, mis nõuab meil natuke rohkem aega. Mille me saame täna kiiresti ära teha, on tegelikult tehisintellekti nii uurijate, heade praktikute, tehisintellekti loojate selline pead kokku panemine ja välja mõelda, millised on tehisintellekti nutikad viisid kasutamiseks hariduses. Ehk siis õpetajale selline natuke nagu how to, et mida ma saaksin teha selleks, et ma saan olla enesekindel, et see toetab õppija õppimist. Mis võtab natuke rohkem aega, on meie haridussüsteemi sellisem laiem paradigmade muutus. Ehk siis, kuidas me hindame, kuidas me anname õpiülesandeid, milline on õpetaja roll klassiruumis, milline õppija roll klassiruumis, et see vajab natuke pikemat muutust ja tehisintellekt on luubi selle peale pannud. Kas tulevik on helge? Ma olen veendunud, tulevik on helge. Me oleme käinud päris mitu iteratsiooni selliseid murranguliseid tehnoloogiaid läbi ja ma arvan, et seega meid ei murra. Aitäh, Linda, et rääkisid meile täna digipädevusest, jõudsime tehisintellektini nagu ikka siin välja ja kasutame siis seda nutikalt. Täpselt, aitäh. Aitäh ka teile, kes te vaatasite, kuulasite. Uus Ekspert eetris on juba ka eetris järgmisel kolmapäeval.